E-poetoodete alamproduktid. Näiteks on meil meie e-poes olemas selline kategooria nagu särgid. Ja siin all on antud hetkel küll üks toode, T-särk 1. Näiteks me tahame, näiteks on meil laos olemas seda särki erinevatest suurustest. S-i mõõdus, M, L, XL-id ja nii edasi. Igat ühte on ka näiteks laos erinev toote, erinev kogus, erinev laoseis. Ja selleks, et kliendid saaksid meie e-poes erinevate suurustega seda T-särki valida, tuleks need suurused lisada alamproduktidena. Lähme selle toote muutmise sisse, valime siit muuda. Lähme lehe lõppu, kus on alamproduktid ja vaikimisi on esimese alamprodukti vaikimisi siin ongi üks alamprodukt, mille täpsustav nimetus on esialgu täpselt sama, mis ongi toote nimetus. Muudame selle ära, paneme näiteks siia selle täpsustava nimetuse näiteks suurus S. Nüüd on meil esimene alamprodukt, mille laoseis on 50, hind 10. Lisame siia uue alamprodukti. Paneme talle näiteks suuruse M, laoseisuks näiteks 70. Ja kui tegemist on sama tootega, siis on hind ikkagi sama. Lisame veel ühe alamprodukti. Ja paneme jälle täpsustavast nimetusest näiteks suurus L, olgu seda laoseisu näiteks kõige vähem, 20, hind on neil jällegi sama ja salvestame. Nüüd kui me lähme vaatame toote detailvaadet ehk seda vaadet, mida näevad kliendid, me näeme, et siia kõrval on tekkinud tabel erinevate valikuvõimalustega. Antud juhul on ta suurused SML, kuid vastavalt igale tootele on võimalik neid erinevaid parameetreid siin ise mõelda, näiteks mälupulkadel selle pulga mahtuvus näiteks. Ja see, milline nüüd see kuju siin välja näeb, seda on võimalik muuta e-poe seadete all, kas ta kuvatakse niimoodi tabelina ülevalt alla või on see valik rippmenüüna, seda saab e-poe seadetelt muuta.